pean ka tugevalt ka sisse hingama, sellepärast et neid keeli, mida on nüüd õpitud, mida ma olen pidanud õppima ja mida ma olen ise tahtnud õppida või mida ma olen mingis mõttes ka lihtsalt oma professiooni tõttu, et ma olen arstiteaduskonna lõpetanud, peale sunnituna õppinud, aga nad on lihtsalt vajalikuks osutunud, nii võib öelda. Neid keeli on olnud kooli ajal vene keel ja saksa keel meie ajal. Kumbagi ma tänapäeval suuresti ei kasuta, sellepärast et kui ma haiglas tööl käisin, siis ma sain kohe väga hea vene keele kogemuse sellest, et mul on alati meeles, et kui patsient küsis mu käest, et õde, tooge mulle palun udka, siis ma pidin ära jooksma ja küsima, et miks ta parti tahab. Sest et kusepudel ongi vene keeles udka. Et need koolis, ülikoolis õpitud keeled ja see, kuidas sa neid praktiliselt kasutad, on alati natuke teistmoodi. Et sa pead õppima mitte ümber, aga sa pead lisaks õppima sellist sõnavara, mida kasutada. Nii et haiglas on haigla vene keel, arstidel on oma ladina keel, mida mujal ei kasutata, diagnoosis, inimeste kehaosade kirjeldamisel. Et see oli kõik lihtsalt vajalik keeleõppe. Nüüd need keeled, mida ma olen ise tahtnud õppida ja ka olen pidanud õppima, näiteks inglise keel. 90ndate aastate keskel keelemaastik Eestis väga muutus. Vene keel, saksa keel, nii-öelda teadus- ja kirjanduskeelena nende tähtsus aina vähenes kogu aeg. Ja praegu võiks öelda, et saksa keele tähtsus Eestis on minimaalne. Ja vene keele õpikutest me üldse ei räägigi. Et inglise keel lihtsalt tuli sulle laviinina peale ja sa pidid sellega kaasa minema, sest et muidu ei olnud enam võimalik kirjandust lugeda. Ei erialast kirjandust ega ka antud hetkel minu puhul paljud reisid oleksid võib-olla organiseerimata sellisel moel jäänud või oleks pidanud teiste abi küsima, näiteks turismibüroost, sest et ei oska lihtsalt keelt. Ja seetõttu ma intensiivselt keeltekooli stuudium õppisin 6 aastat ja praktiliselt iga päev. Et ma sain, kui sellest üldse rääkida, keeletasemetega on alati nii, et sul võib paberi peal olla väga kõrge keeletase, aga kui suu lahti teed, siis turu pealt midagi ei osta. Et inglise keelt lõpuks ma tegin ka selle mitteametliku riigieksami ja tõepoolest seal on siis B2 on see, sellega ostab turu pealt ka midagi ja reisib ka ringielus. Siis ma mõtlesin, et nendest keeltest on natukene vähe, sest me käisime Pariisis ja kui me teenindajalt küsisime inglise keeles, siis meid ei teenindatud. Ma sain aru, et Prantsusmaal käivad asjad hoopis teistmoodi. Nad ei ole haldid inglise keelt rääkima ja nad tõesti ei teenindanud meid. Siis ma mõtlesin, et peaks vist ikka natukene prantsuse keelt õppima. Ma õppisin 3 aastat, ma arvan, et elementaarset prantsuse keelt. Aga me käisime veel Prantsusmaal. Ja siis ma sain aru tegelikult, et selleks, et prantslane sinuga üldse tahaks rääkida, ei piisa sellisest keeletasemest, et sa natuke räägid. Ta tahab suga rääkida ja kui sa seal koperdad ja kokutad, siis ta lihtsalt ei räägi suga. Meil mitu kogemust. Soovisin piletit osta, et kus see piletikassa kõik on, uurisin inimese käest. Inimene ütles, et mulle lihtsalt ei tea. Ja näitas, et ma läheksin sealt poest välja. Tead, see piletikassa oli nende poe ukse taga.
ma ei usu, et ta ei teadnud, et see piletikassa seal ukse taga on, sest ta nähtavasti töötas seal poes viimast 20 aastat, see kassa on ka seal olnud. Ta lihtsalt ei suhelnud. Aga itaalia keelega lihtsalt seesama, mis me enne rääkisime, inimeste sõbralikkus. Nad on tõesti väga sõbralikud sinuga, kui sa vähegi mõne itaaliakeelse sõna ütled. Ja seda sõbralikumad nad sinuga on, mida rohkem sa seda itaalia keelt oskad. Ja see motiveerib ja innustab sind ennast ka seda keelt õppima. Ja siis ma ühel hetkel mõtlesin, et aga miks mitte? Kui on juba teisi keeli ette õpitud, siis see ei peaks nii raske olema. Ja tegelikult ma ütlengi, et eestlasele on itaalia keelt nendest kõikidest keeltest, mida ma siin enne ette lugesin, muuseas ma olen ka hispaania keelt püüdnud õppida. On kõige lihtsam, sellepärast, et sa ütledki need tähed kõik välja, mis paberi peal on, püüad natuke samal ajal häält tõsta, ei räägi sellise monotoonse häälega, nagu eesti keel on, vaid sõnalõppudes, lauselõppudes, che bello, sa tõstad seda häält ja natukene, see võib-olla põhjamaalasele inimesele on selle intonatsiooni muutumine võib-olla kõige raskem, mitte nende sõnade õppimine. Aga me oleme televiisorist vaadanud inimesi, kes räägivad soravalt mõnda võõrkeelt. Ja kui sul intonatsioon ei ole, siis ma lihtsalt ütlen, ma ei saa aru, mida see inimene räägib. Et soovituseks, mis ma soovituseks siin ütlen, et kui sa vähegi saad, tänapäeval on see võimalik, varem ei olnud väga võimalik leida, otsida endale vastava emakeelena rääkivat õpetajat, siis ükskõik, mis keelt sa õpi inimese juures, kelle emakeel see on. Sõnu saad sa selgeks õppida ükskõik kelle juures. Aga nii, kuidas seda keelt räägitakse, seda on vaja õppida koos prantslase, koos itaallase või mina õppisin ka hispaania keelt koos hispaanlasega. Et see keel oleks sellele inimesele, kellega sa räägid, võimalikult kas või natukenegi sarnane, sest et siis ta saab aru, mis sa räägid. Sest kui sa räägid niimoodi itaalia keelt, nagu eestlane räägib, et sõnad nii tulevad suust välja, siis ta on sõbralik, ta saab aru, aga ta on meeldivalt üllatunud ja palju abivalmim sel juhul, kui see, mis sa temaga räägid, kõlab ikka natukene selle moodi ka, mida ta ootab itaalia keele puhul. Ja see võimalus sattus mulle, nagu öeldakse, võt niimoodi lihtsalt juhusena sülle. 1 aasta olen õppinud ainult koos eesti õpetajaga, aga ma olin siis juba selleks ajaks käinud Itaalias 10 aastat. Ma olin ise seda keelt kuulnud. Ma soovisin seda keelt rääkida, sellepärast, et ühel hetkel ma sain aru, et kui ma tahan rohkem Itaaliat näha, ma tahan sellesse kultuuri rohkem süübida, siis seda ei ole võimalik teha ei inglise ega eesti keele baasil, vaid ainult itaalia keele baasil, et lugeda ja nende inimestega ka rääkida, kes seal olid. Ja siis tuligi itaallane Tartusse 2012. aastal ja ta elab Tartus siiamaani, tal on eesti soost naine, lapsed, ta elab ja töötab siin ja ta õpetas siis Rahvaülikoolis itaalia keelt. Ta ei rääkinud muid keeli, natukene inglise keelt. Nii et me olime esimestel aastatel väga hädas, aga ühel hetkel sa hakkad aru saama ja sa lähed sellega kaasa ja püüad ka tema moodi kõike seda väljendada, kui algus on hästi naljakas, siis see kõik on nagu üks suur etendus, sest itaallane on emotsionaalne, ta ronib kuhugi tooli peale, ta hüppab toas ringi, ta vehib kätega.
ta juba õppetunni ajal keerab endale väikest suitsukest valmis, mis kohe selle pausi ajal on vaja kohe põlema panna, ta juba poolenisti paneb selle põlema. No, kõik sellised käitumisjooned ja kombed, mida meie tavaliselt ei tee, et see Itaalia inimene kogu oma olemusega tuli ise meie juurde. Ja mis ma tahan lõpuks seda öelda, et nüüd on mu Itaalia õpetaja elanud siin niivõrd kaua, et kui ma taga kohtun, siis ta räägib ka niimoodi vaikset itaalia keelt. Me räägime väga rahulikult. Et ei ole enam seda suurt voolamust ega kehaliigutusi ega žeste, vaid ta on hakanud meie sellist käitumise jooni omaks võtma, sest et ümberringi kõik ju nii käituvad. Eestlane rikub itaallase ära. Jah. Ei, tal oli muu mõte ja see on nii ilus mõte, ta on neid artikleid sellest itaallasest on ajalehtedes päris palju ilmunud, sest et ta on Karlova inimene ja Parlova hing ja ta on öelnud väga hästi, et kuidas väike Eesti võitis Prantsusmaad. Ja siis kõik ootavad, et ega see ometi jalgpalli ei olnud. Tegelikult tal oli endine tüdruksõber, oli prantslane. Ja siis tuli tema naine ja siis kuidas väike eestlane võitis suure Prantsusmaa.